Tšau kõigile, minu nimi on Sandra ja tere tulemast minu kanalile. Mul on tulnud palju kirju, et miks ma enam YouTube'iga ei tegele, aga see on vale, sest et ma tegelen küll, sest mul läheb veits aega nende videodega. Ma käin tööl, ma käin koolis. Vahel ma olin väga laisk päriselt, ma olin kogu aeg mingi 5 hommikul üleval ja ma ei viitsinud ausalt hommikul mingi vara ärgata mingeid videosid teha. Nii et selles suhtes mõistke mind hukka. Ma hakkan kohe striimi tegema ja mis plaani mul veel on? Homme ma ei tea, kas ma teen striimi, kui teen siis mingi päeva poole. Ja siis homme õhtul kell 10 lähme klubisse. Mis see klubi nimi oli, Kristo? Mingi tempel Pärnus. Ja seal esineb Asma. Ma ootan väga seda lihtsalt. Väike fun fact minu kohta, ma ei kuula absoluutselt räppi, aga homset Asmat ootan küll, sest et ma kuulasin tema uut albumit Mingi Koti ja ausalt ma olen väga vaimustus sellest ja ma olen nagu täiega elevil ka sellest. Kristo, kas sa oled homsest Asmast elevil? Kristo on nagu Mingi Koti. Kristol on muideks Supermani pluss, mul on nüüd Bad Girli pluss, nii et Kristo kogu aeg ütleb, et ma ei oska teha mulle veibiga lihtsalt. Check that lihtsalt. Ei tule. When you try your best but you don't succeed. Praegu ei tulnud. Ma panin sinu kiimuti. Tead, Kristo, sa oled lihtsalt kade, ma oskan paremini teha kui sina. Sa oled lihtsalt kade. Ok. Kristo magalt käis tiluti Rootsis ja tõid nagu nii suure paki lagritsaid. Need on päriselt, see pakk on päriselt suurem, kui see praegu tundub nagu reaalselt. Ma panen seda mingi pudeli kõrvale, see on nii. Ja siis nad tõid veel neid lagritsaid. Kas seda ka lagritsaid, Kristo või? Jah. Jah. Tere lahti. Hey boy. Are you happy? Yes. Yes. Siis kui sul läheb striimi all kõht tühjaks ja lased Kristo siia arvutisse. Mis sul on, Kristo? Räägi mu mure. Mis su mure on? Ma oskad sellesse. See on tõsine mure. Sa räägi, mis asi see on? Thanks kõigile, kes mu striimi vaatasid. Teid oli täna 80. Nagu see oli rekord, mul ei ole kunagi olnud nii palju vaatajaid korraga. Ja me ületasime üle 10 000 vaatamise minu kanalil, peaaegu 11 000. Nii et aitäh selle eest veel ja tänan kõigile, kes doneitsid mulle. Thanks sulle Edward, Udukas, Matu Martini, Sten. Igatahes aitäh teile kõigile, et te doneitsite mulle, kuigi ma ei surusta kellelegi peale. Et te ise teate, mis te oma rahaga teete. Ja minu on see, et peaasi, et te kahetsema ei hakka. Ja ongi kõik. Hea tööd. Me hakkame Dirty Grandpat vaatama. Tšau kõigile, siin on Sandra. Täna on siis juba järgmine nädal. Ma ei suutnud seda eelmist vlogi lõpuni teha, kuna meil oli nii palju asju teha ja ma ei võtnud kaamerat klubisse kaasa. Hetkel ma teen siis pelmeene omas kodus. Kusjuures need inimesed, kes ei tea, siis maitsvate pelmeenide nipp on siis kartuli maitseaine. Nagu päriselt, täiesti tavaline kartuli maitseaine. See kõlab täiesti jaburalt. Nagu Ovaeskad ütles ka mulle mingi, et issand, et kes teeb niimoodi, et ise oled kokk ja siis nagu mingi süüksed asja teed. Aga siis ma olen suht kindel, et kui ta praegu neid maitseb, siis ta ütleb, et see on hea. Ja ütleb, et ta teeb seda kindlasti veel. Nagu kõik need, kellele ma seda soovitanud, kõik on mind hullult kiitnud ja niimoodi. Nii et jah, nii et teile kas väike süke trikk. Ja kusjuures, kui te märkasite, nagu te ei märganud, ma käisin rihvetes täna. Ka 4 tundi olin seal lamasin. Aga tulemus on alati hea ja noh, ongi kõik. Nii paljud on tahtnud näha mu tuba ja nüüd ma näitan siis. Igatahes siin on siis minu arvuti.
siin on siuksed kleepsud peal, aga neid pole eriti näha. Ülevalt on siis selline. Ja nagu paljud teavad, siis ma kasutan netipulka, nii et see on ka siin. Siis meil on siin küünlad ja igastased. Siin on nii pime, sest ei ole näha. Seal on see mõmmi, mis Krista mulle kinkis jõuludeks. See on siin praegu siit ära kukkunud. Siis mul on siin käpp. Siin on minu monitor, kõrvaklapid, minu kass, minu telefon ja see ongi kõik. Mul ei ole nagu mingit uhket asja siin. Mul on täiesti tavaline kontoritool ja ma olen täitsa rahul, sest mu selgi valutas selle tooliga. Mis sa teed? See on nii ilus. I'm at an all time oleme Haapsalus. Me nagu täiega tahaks minna sööma pitsat, aga kuna meile öeldi, et kohad on täis, siis me peame praegu jalutama siin ja ootama, meil on need kohad vabaks tehakse. Krist arvab, et siis kui me jalutama läheme, siis raudselt läheb keegi ja saab meie kohad endale, nii et sad. Kas sul on kõht väga tühi? Krista on reaalselt kõht tühi, minul on ka täiega tühi. Selline näeb välja siis Haapsalu kuusk. Uskumatult kuusk on üleval. Oh my god, kudune mu kaamera on. Kohe teine asi. Igatahes me saime nüüd selle kõigi kohta. Ja me ootame hetkel pitsat. Ise see on ikka udune, nagu reaalselt. Oota, ma võtan korraks pluus. Siis kui suhe on ühepoolne. Lihtsalt vaadake oma nina, vaadake tuuli. Oh my god, kui nunnu, Krista saad selle koerafiltriga nii nunnu. Oh my god, pane see koerafilter korraks tagasi. Sa oled nii armas sellega, tee pilte. Mu nägu on nagu nii clean ka, vaata. Jaa, tee pilte. Ja siis pane, oh my god, ilus see on ise. Kas sa oled uhke, et sa oled ilus või? Ja siis tuleb Miia, kes reaalselt teeb iga pildi peal nii kole välja. Nagu, not even kidding. I love that boy. Hiirgammused, paranormal, aktiivsus. Aitäh! Igatahes see, mis siis juhtus, oli nii, et meil polnud helkureid ja siis salapolitseinikud võtsid meid kinni. Siis niimoodi, et ülikahtlane musta auto oli meil selle taga ja siis mõtlesin, et okei, loodame, et tõesti need pole politseid. Ja siis sõitis täiega aeglaselt ja siis peatusime kõrval, tõmbas akna alla ja siis ütlesid tere noored ja siis me olid nagu tere. Siis nad olid nagu, et nii, et kus on teie helkurid ja siis me olid nagu, et meil pole enne. Ja siis nad andsid meile helkurid ja panid meie nimed kirja. Ja siis nagu täiega chill olid, nagu politseinikud olid täiega rahulikud ja nagu midagi nagu öelda. Mul tegelikult hetkel mäng käib ja siis ma üritan nagu ise vlogida. Top player, Põhimõtteliselt mu sõber tegi siis ühe video vanalinna kummitused ja see on siis vanalinna põhikoolis filmitud video, kus nad siis on öösel seal ja siin nagu näitab siis, mis on nagu toimus, on pannud tulekust ja siis on veits huvitav. See kool paistab peale hästi tavalise koolina. Vähestel selle kooli pimetamised teised saladused. Krista lihtsalt naerab, sest et on seda sõber. See on nii cringe lihtsalt. Oh my god, sad. Pille Takker oli väga uus direktor, alles ta oli natuke aeg olnud ja ta tuli hommikul ülivara majja, 6:30, 7 ja mängib orel koolimajas. Orel, ei ole orelit. Põhimõtteliselt me leidsime ühe video kummitav koristaja, see on lihtsalt täiesti cringe. See muusika on palju creeping kui see video ise lihtsalt. Ja siis lihtsalt vaadake, kuidas see vend lihtsalt irvab seal. Kirjuta midagi, see peab olema midagi, mis seda tahab. Seoses selle vanalinna põhikooliga siis Kristol on ka tegelikult üks lugu rääkida, aga kuna ta ise on nii häbelik, siis ma räägin selle tema eest ära. Aitab mind natukene kaasa. Igatahes sul oli siis niimoodi, et neil oli ka siuke klassiöö, onju. Siis me 7-8 läksid kooli ja kuskil kella 3 nad läksid jalgpalli mängima teine korrus või? Teisele korrusele.
ja siis nad nagu legit nägid mingit varju. Ja siis nad ka mingi jooksid minema. Kas te nägite veel midagi? Ei mäleta. Kas te ei kuulnud seal midagi huvitavat või? Ei, ma käisin meil seal pööningu, seal olid need poomis. Jõrid. Päriselt või? Ära valeta. Ma ei valeta. Tekka. Ma pole siukest asja kuulnudki. Ma ütlesin sulle. Mul kõhe hakkab nagu päriselt. Räma nagu. Jaa, aga siin uuemas alkohol on ka mõis ja seal räägitakse ka, et kummitab. Keegi midagi rääkis, et seal mingi klaveriskond mängis ja nagu mitte kedagi polnud nagu. Seal mängis Orel. Ja seal koolis nagu mängis Orel, mida seal koolis tegelikult nagu ei olegi, nagu see Toomas Voll rääkis. Nagu, aga seda, et see mingi poomis nöörida, seda ma kuulen isegi esimest korda nagu what the fuck. Ma nägin oma silmadega. Kuidas siis, millised välja nägid siis? Nad rippusid seal. Issand, miks te sinna läksite üldse? Ma ei huvi oli. Terve klassiga läksime. What the fuck? Klassijuhataja tuli ka seal. Oh my god, kuulge, minge vaadake Youtube'is selle tüübi kanalit. Tšekake, kui lahedat asja ta teeb. Ja seda kõike pastakatega. Tšau kõigile, ma olen siin Erikaga. Tšauki! Ja täna tuli siis mul siuke hullumeelne plaan teha seda musta maski challenge'it. Ma ei tea, kas see challenge, ma arvan, et paljud inimesed kasutavad seda igapäevaselt. Nii et mis siis saama hakkab, on see, et sa paned seda mul näkku. Nagu te olete minu videos vaadanud, siis ma ei ole absoluutselt maskid inimene, aga ma mõtlesin, et see oleks huvitav proovida. Sest see on nagu siuke, see on nagu tavaline mask, see on nagu reaalselt nagu special mask. Et paned seda näkku, oota kuskil 10 minutit ja siis peaks toimuma midagi sellist. Aga ma ei usu, et Erika pani kogemata üda kinni, aga ma ei usu, et see midagi sellist on. Nii, ma arvan, et see päris nii hull ei ole, aga Elika ütleb ka, et... Mina arvan ka, sest ma olen teinud seda mingi paar korda. Okei, see on veits valus ja ma vahel natuke kahetsen seda. Aga ma ainult sellepärast, et ma panen seda nii juustäärdist, need juuksekarvad tulevad ära, siis on veits nagu valus. Oled sa valmis seda tegema uuesti? Muidugi. Nii et jah, kohe siis näete seda videot. Tegelikult ma ei pane seda siia vlogi, nii et see video ilmub siis järgmisena minu kanalile. Nii et kindlasti stay tuned. Ja ma näitan kohe seda pakendit ka. Siin pole absoluutselt midagi ingliskeelset või selles keeles kirjas, millest me aru saaksime. Kõik on hiina keeles. Xinjiang. Ja nii ongi. Eks vaatab siis, mis saama hakkab. Sorry minu nohu pärast, mu nina täiesti liigub ja ma ei tea, kui on nagu kuulda, siis mul on hääl ka täiesti ära. Selle pakendi peal on siis ka kood ja me kohe skännime selle koodi. Anna. Nii, fokusseeris ära. Ta on mingi sellise asja. Mingi hullult Hiina värke vaata. Ja, vist on see, kus sa saad seda tellida. Ega nagu muidugi kaamera on kuskil alla. Okei, see on mingi imelik lehekülg, mitte midagi väga aru ei saa, nii et see oli... Nagu siin tagagi. Ja täpselt. Siis siia, noh, ninale, siia kohta. Ja siis nagu siia. Ja lõuale võib ka panna. Sa tikkusid ise enam praegu. Nüüd on naem, saaksin mingi otsikuga sinna kaamerasse.